ilmselt ei ole mõtet nagu püüda üles ehitada mingisuguseid, ütleme siis selliseid nagu teoreetilisi rahalisi plaane, mille nagu projitseerida nagu mingeid tulusid ja kulusid, kui nagu sisetunne ütleb, et seda on peaaegu et võimatu saavutada. Et isegi kui nagu paberi peal nagu tundub kõik väga loogiline ja et nii võib ka minna, aga kui nagu sisetunne nagu sellesse nagu ei usu, et siis ei saa nagu selle põhjal nagu ei saa mingeid ärilisi otsuseid teha. Ma olen nagu hakanud märksa kriitilisemalt suhtuma igasugustesse finantsprognoosidesse, et pigem ma nagu vaatan suurema huviga nagu seda, et mida nagu prognoositakse nagu sisulises mõttes või tootearenduse mõttes. Et finants on muidugi ka oluline, selle peab nagu ära tegema, aga selle peale ei saa nagu liialt Kas on veel midagi, mis on äratundmiseks saanud juhtimise osas? Juhtimise osas on äratundmiseks saanud ikkagi see, et kui sa niipea, kui sa nagu tunned, et hakkad nagu tundma, et inimene, kelle sa oled mingile kohale nagu pannud, ei õigusta oma ootusi, siis on siis nagu kaks varianti, et esimene variant on muidugi kiiresti temaga rääkida. Kui see ei aita, siis tuleb siiski kiiresti vabaneda. Kas vene kultuur sallib niisugust lahendust? Jaa, sallib küll. Seal on isegi ütleks niimoodi, et see lävi on nagu madalam. Lihtsam. Isegi täiesti seaduslikud kompensatsioonid, mis tuleb maksta, on ka madalamad kui Eestis. Aga ka inimeste nagu ütleme valmisolek saada vallandatud on suurem. Et seda nagu aksepteeritakse, et see on nagu variant. Ja neid otsuseid on tulnud teha ikka päris palju mul ka. Ja eks tuleb teha edaspidi ka.